Täna siis tutvume sellega, millega tegeleb meie koolidirektor vabal ajal. Käisime siis tema väga salastatud salajases kohas, näitas meile siis enda autosid ja mida ta siis nendega teeb. Lisaks sellele siis ka näitame teile mõningaid Eesti vaatamisväärsusi ja jõudsime siis siia Kiivu torni, kus me hetkel siis viibime. Hans. Tegu on siis mega ainulaadse torniga Eestimaal, sest see on ainuke, mis on säilinud kogu Baltikumis. Ja siit tuleb veel veidi juttu ka pärast, et mis toimub või kuidas selle torni ajalugu üldse välja näeb. Oleme tulnud siia Kiivule, et teada saada, millega tegeleb meie koolidirektor vabal ajal. Ja hetkel istume praegu ainsas bussis, mille nimeks on SIS 127. Ja nagu te näete, on see täiega hästi ära restaureeritud ja te võite juba praegu arvata, et see on see, millega tegeleb meie koolidirektor. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep singing the blues. Roll over Beethoven, põhimõtteliselt sai siukse bussi ehitamisega hakkama siis igas külas üks selline töömeeste rühm. Buss on tehtud 38. aastal Rootsis valmistatud Volvo veoauto raami peale Soomes. Ehk siis veokas tehti Rootsis ja buss sinna peale tehti Soomes. Ütleme, selle bussi valmistamiseks kulus nendel tublidel meestel umbes pool aastat. Poole aastaga pidi olema buss valmis. Ja see on tehtud siis Turu linnas Autokori OÜ nimelises väikeses töökojas. Soomes oli 30-ndatel ja 40-ndatel oli üleüldse kusagil 100 bussi töökoja ringis. Eestis oli neid, mitte sarnaseid, samal põhimõttel, et veoauto raam ja siis puidust karkass ja plekk peale. Ja Eestis toimus asi täpselt samamoodi. Et iga bussiettevõtja pidi endale tegema siis bussid, kui eraldi müüdigi veoauto raam, et ei olnud veoauto kasti peal ja kabiini ka ei olnud. Ja siis selle raami peale siis oma parema kunstilise oskusega siis ehitasid bussi ärimehed siis endale bussi. Et sellel konkreetsel bussil siin on veel keskel on riidest katus, et ta hästi õhku laseks läbi ja et ventileeriks see puiduvahe. Väljaspool on plekk ja seespool on vineer. Ja vineer on lakitud ja väljast värvitud ja 10 aastat kestis ikka buss ära. Siis pidi hakkama mõtlema uue kere peale juba. Need olid siin 2 pool ja keskel oli vahekäik. Ja siis siitmaal oli siis all oli sein ees. Ja siin olid siis pulgad ees, et ütleme siit tagant uksest sai ainult siia taha ruumi minna. Ja võt siin nendes klaasides tagapool kuni siiani. Siin olid servaspingid ja siis keskel üks pink ja siin istusid siis suitsetajad. Et nad ülejäänud reisijaid ei segaks, et neil on peal kohal luuklaes. Ja siis nad olid selle klaasist vaheseinaga teistest eraldatud. Ja siin tagapool, tagumisest uksest pandi siis sisse pakid. Need pakid, mis pidid siis kuivas olema. Läksid tagant uksest sisse, siin olid sellised klappistmed ka, et kui siis oli rohkem reisijaid, siis pandi need. Ja siis päris suuremad pakid, need pandi tagant, sealt, kui sa seisad, sealt läks redel, läks ülesse ja siis katusel oli raam, siis tagant ronis mees üles ja ta siin nendes aukudes üleval oli siis sellised pulgad ees ja siis ülevalt mees lasi siis nööri alla konksuga. Siit siis reisija riputas konksu otsa oma kohvri ja siis tõmmati mööda seda, neid pulki tõmmati siis see kohver üles katusele ja seoti kinni seal. Ees üks pisikene puhur on, mis nagu see sõiduauto oma. Aga vanasti inimesed olid vähenõudlikud. Teine variant on see, et nad sõidavad veoauto kastis. Et veoauto kastis sõitmisele nagu alternatiiv on sõita bussiga. Eks ju, kus on klaasid, seda aknast välja vaadata, otseselt ei saja midagi pähe ja nii see elu veerebki. Mingi peale skeem kaasatärgist, et on ju eriti palju, aga mitte puudu.
ei, see tuleb võtta niimoodi joonlaud pihku ja ise teha. No, mul on siin juba joonistus, mul on märkmepaber, mitte, et ma oleks lühinägelik, aga selle märkmepaberi peale mahub terve bussi katusekaare otsajoonis ära, eks ju, matriitsin, et sealt võtan selle detaili, siis teen joonis ja siis niimoodi need asjad tulevad. Miks ei tehtud põrandat vineerist, kuigi oleks võinud, tehti hoopis kahekordsest põrandalauast, üks lauakiht otse, teine diagonaalis. Tehti sellepärast, et 30ndatel vineer oli jube kallis. Kuigi vineerist oleks saanud palju tugevama põranda. Ja üks kiht pandi diagonaalis sellepärast, et tolm ei tuleks läbi. Teatud kruvid muidugi, mis siin nähtavale jäävad ja sellised ilusad tulevad. Need on kõik sellised miinuspeaga kruvid, mida ei saa ka akutrelliga keerata, eks ju, mis tulebki keerata käsitsi kruvikeerega sisse, ennem puurida peenikene auk ja siis lased käsitsi, sest selle miinuspea pealt akutrell hüppab välja. Aga kuna me tahame kõik teha originaalid, on ju, nii nagu ta 38. aastal oli, siis me ei saa torksotsaga kruve kasutada. Me peame tegema miinuspeaga läätsekujuline verseng kruvi. Lihtne. Vanasti olid kõik sellised. Vanasti muidu variante. Jah. Ei, no oli ka versengiga sile pealt, mitte läätsega, miinus kruvi. Ma võin teile seda ka näidata. Siin üks rooster, vahe on selliseks. See on pealt sile, kui vaatad, teine on pealt kumerek nagu läätse peaga. Ja mõlemad, kui siin seest on sodi täis, siis võtad rauasae ja lased sälgu vähe suuremaks ja siis keerad kruvikeerega sisse. Et see on mõisniku kaitsetorn, ehitatud 1517. Et selle koha peal olid puidust mõisahooned, mis kõik on hävinenud. Ja mõisnik elas seal oma puidust hoonetes, aga ohu korral ta tuli ja elas siin. Ja siis üleval elasid sõjamehed, kes teda kaitsesid. Ja kui kõik läks jälle vaikseks, siis ta läks jälle sinna oma mõisa tagasi ja elas seal. Ja meie külas on Remedia tehas, teeb seda Hiiu torni nimelist likööri. Kas see siis ongi nagu mingi bränd sellega? Jaa, seda on nüüd 5 sorti. See on munaliköör, kõige viimane on tiramisu. Vaadake, tiramisu on kõige viimane, siis on šokolaadi, siis on kohvikoore, 5 sorti. Ja siis on veel väiksed pudelid turistidele plastikust kergelt. Ja kui keegi teab veel mingisuguseid huvitavaid kohti, mida filmida, siis miks mitte, andke meile teada. Me tuleme sinna, võtame kõik ülesse ja üritame siis teid natuke targemaks teha.